Räägime kohandatud väljatrükist ehk actual reportsist ja erinevate müügi või ostudokumentide või laoliikumise dokumentide väljatrüki kontekstis. Kõige esimeseks tuleb otsida üles või teha kas või näidiseks mõni vastav dokument, et selle alusel kujundada. See dokument võetakse siis vastavalt lahti. Hea oleks, kui ta ei oleks üherealine, vaid siin oleks mitu rida, et võimalikke probleeme hiljem vältida ja teha kujundus õigesti. Ja seejärel F6 ja kui me räägime nüüd standardväljatrükist, siis me võtame ju siit vasakult poolt standardväljatrükkide veerust. Ütleme, et näeb see siis praegu standardväljatrükk sellisena välja. Kohandatud väljatrüki jaoks aga valime siit. Siin on erinevad mallid, nad on vaikimisi ingliskeelsed ja kui me räägime näiteks ostutellimusest, siis me ilmselt valime siit malli purchase order. Kui me räägime lao liikumise dokumendis, siis Warehouse Transfer Act ja nii edasi. Kuna meil on praegu arve saateleht, siis valingi siit sellise malli nagu invoice waybill. Ja kui ma nüüd praegu kohe läheks trükkima, siis muidugi see oleks ingliskeelne, nii nagu see kujundus on tehtud ja polegi nagu muud vaja. Aga kuna ma tahan teda muuta, eestindada, siis ma võtan hoopis siit selle sama malli ja kujunda dokumendi mall. Ta võtab selle malli lahti, nagu öeldud, ingliskeelsest ja siin ma saangi nüüd teha muudatusi ja muudatuste puhul, näiteks ma saan tõsta selle logo hoopis teisele poole. Ma peaks muidugi selle võtma üksikuks, et nad koos ei liiguks ja tõstangi logo hoopis paremasse külge. Nüüd on mul muidugi võimalik, et ma valin ettevõtte all kirjeldatud või üldseadete all ettevõtte logoarvetel, aga samaväärselt võin ma siit ka valida selle faili välja ja öelda select local file ja kasutada seda. Või üldse eemaldada, et kui ma ei ole mul logo võtta, siis ma võin muidugi ka parem klikk ja remove öelda lihtsalt. Dokumendil on siis nimi, seepärast tal ongi see arve saateleht praegu. Põhimõtteliselt ma võin muidugi ka selle dokumendi nime muuta ja üldse kogu seda välja muuta. Ma teen sellel väljal kliki ja võtan siit insert data field paremalt. Ja praegu on ta siis dokument name põhimõtteliselt. Aga ma võin muidugi alati öelda ka, et ta kasutaks siit mitte seda nime, vaid ainult dokumendi numbrit. Nüüd on tal muidugi 2 tükki kõrvuti, eks ju, et kui ma võtan ta lahti ja võtan formatting, siis ta kuvab siia, missugused väljad kasutuses on. Tegemist on praegu tekstiga ja ma eemaldan siit dokumendi nime ja võimalik, et ma kirjutan siia ise. Näiteks tahetakse, et on arve, võin semikooloni vahele panna ja siis kasutab seda dokumendi numbrit, et ka niimoodi saab. Ise küsimus, kas see mõistlik on.
Edasi ma saan tõlkida kõik need väljad ära. Mõnda välja võin eemaldada. Lühendan just täpselt nii, nagu siis heaks pean. Ja samas ta kohe näitab mulle selle tulemuse siis ära, aga toote kohta ta muidugi näitab selle ühe reana. Tegelikult on mul ju sellel dokumendil rohkem ridu. Täpselt samamoodi saan ma siis tõlkida maksja ja kliendi kontakti või üldse selle kontakti eemaldada. Nii, kuidas just parasjagu vaja on. Koodi asemel võin ju tegelikult öelda, et ma tahan sinna saada hoopis tükis näiteks EAN koodi või mahutan sinna kõrvale EAN koodi, et alati peab olema enne tegema hakkamist ikkagi visioon, et antud juhul see ongi tegelikult vaba tekstiga, et ma lihtsalt kirjutan siia EAN. Kirjeldus või nimetus, nii kuidas ma siis konkreetselt seda nimetan. Jällegi hind, võib-olla ikka, et ma tahan siia veel teha ruumi juurde ja lohistan ta siia kõrvale ja näiteks näitan mingit teist hinda või midagi muud sinna. Praegu siis ja rea summa kokku, eks ju, mis on siis tegelikult andmebaasis olemas, rida kokku väärtus. Aga nüüd kasutab ta siin juba sellist asja nagu composite field, et see tugineb siis dokumendi ridadel juba. Vaatan, kas ma saan siit kuidagi seda kuvada. Ja valin siit nüüd selle document rows composite fieldi alt vastava väärtuse ja see võiks siis olla meil EAN kood ja insert ja ta näitab siia selle ära. Ja nii edasi, ka need summad kokku on võimalik siis saada, ka see on siin composite field. Aga vaikimisi võin ma selle lihtsalt tõlkida praegu, kui ma väga palju muudatusi ei taha. Vati asemel võin siis KM panna praegu, kuna mul on kõik 20%, siis vahet ei ole. Kokku või tasuda, nii kuidas nimetan. Võin eemaldada näiteks kaalud, kui neid ei soovita kuvada, et vaikimisi mallis ta on. Ka märkused võin siia nimetada kuidagi märkmed hoopis või midagi muud. Ja ilmselt tahaks arvetele saada ka informatsiooni siis, et kuidas tasudes peaks märkima. Iseenesest see reference number võiks ju täitsa või viitenumber võiks jääda paika, et seda ma ei eemaldaks. Arvet tasudes palume märkida arvenumbri ja viitenumbri näiteks. Ja jätan selle reference numberi siia alles ja panen siin asemel lihtsalt punkti. Et nüüd ta kuvabki sellise informatsiooni. Sama lugu arve koostaja.
ja allkiri. Sama lugu siis firma jaluses olevate rekvisiitidega. Reknumber võibki lihtsalt NR panna. Eesti keeles ei ole VAT-ID-d, vaid on KMKR. Ja ka panga puhul ei pea väga palju vaeva nägema, et esimene täht on sama. Arveldusarve võib ka lühendada lihtsalt arveldus, kaldkriips, arve ja NR ja Swift on tegelikult tõlkimatu. Ja aga loomulikult ma võin siia panna ka lisavälja, näiteks tahan täisteksti panna, mis muidu ka arvele trükitakse, et täname enneaegselt tasutud arve eest või kuidas kaupu tagastada saab või nii edasi ja nii edasi. Antud juhul mul muidugi ei ole ka praegu panga rekvisiite sellele firmale sisestatud, nii et ta näitab nagu tühja, aga ma võin muidugi alati ka kirjutada need konkreetsed numbrid siia sisse. Kui ma olen kujundusega lõpetanud, tuli üks ülearune väli, siis ma kindlasti peaksin selle fail make a copy tegema, et see invoice veebil jääb järgi ja nimetan ta arve saateleht või STL lihtsalt ja võib-olla panen ka, et ta on eestikeelne, et kindlasti aru saada. Võtan save. Tegelikult ma võiks muidugi enne juba ta välja trükkida, aga praegu file download PDF näitab mulle siis, kuidas ta välja näeb. Ja vastavalt soovitule ta siis seda ka kuvab. Et ega ta praegu kõige ilusam ei ole, et need EAN-id näiteks ära ei mahtunud. Võib-olla tahaks siia ka kriipsu või midagi sellist, et täiendame edasi. Näiteks ma saan ju seda reanumbrit natukene väiksemaks teha. Vastavalt nii, et siis jällegi see kood jääks jälle natukese suurema, et ta mahuks paremini ära. Samas ma võib-olla tahan sinna kirjutada veel ka triibu ehk märkida selle jaluse ära, et siin on neid funktsioone tegelikult ju veel, et ma võin siia konkreetselt ka vöödkoodi trükkida näiteks arvenumbriga. Teeme, lohistan selle siia ja ütlen, et see number siin on just konkreetselt pärast äramärkimist arvenumber. Ta on siis kõiki neid välju muidugi saab kasutada ka, nagu siin praegu näha on. Aga siis dokumendi number, dokument number. Ja seda dokumendi numbrit kuvataksegi vöödkoodina. Kui ma tahan sinna saada veel näiteks joont, siis valin joone, aga valet pidi läks, ega midagi, eemaldame selle siis remove'i käsuga ja otsime siit horisontaalse joone. Ta pani selle joone sinna esimesele kohale, kus ta leidis, aga loomulikult me saame selle joone panna siia headeri ja õigemini praegu siis footeri sisse ja lohistan ta siis nii pikaks, et ta siia sobiks.
noh, ma võin muidugi seda stiili muuta jämedamaks ja kui jämedaks, siis noh, et kohe läks rasvasemaks. Millise variandiga, eks ju, noh, näiteks selline punktiir hoopis või jääb ta siis siukseks jooneks ja vaatame, kuidas ta nüüd välja näeb. Ehk noh, kindlasti ei ole mõtet umbes neid välja trükkida või noh, ühesõnaga neid ära kaotada, et tehke ikkagi selline dokument valmis, salvestage, tehke sinna omakorda täiendusi, pange uus nimi, make a copy uue nimega, salvestage, kuni te jõuate endale sobiva tulemuseni. Ja seda võibki siis tulevikus kasutada, ehk kui ma teen praegu file ja save, nüüd on ta siin juba õige nimega. Ja edaspidi on asi lihtne, et ma ei pea enam võtma siis siit ja otsast peale hakkama kujundama, vaid ma valin vastavalt pärast nimekirja värskendamist välja kõige viimase malli ja nüüd ma saan seda siis kohe välja trükkida, et rohkem ma vaeva nägema enam ei pea.